mõningad trafaretsemad, kui nii võib öelda, teadaolevamad ja hinnatumad autorid nagu Eduard Wiiralt ja Günther Reindorf ja kes alati on sellised must be valikus, aga samas jälle midagi uut juurde tuua, nii et ma ise vaatasin seekord rohkem 70. ja 80. aastaid. Nii et meie tohutu uuendus oli see, et seekord ei tee Wiiralti gruppi. Jah, just. Aga samas, ja kui sina selle kõik niimoodi üles noppisid, need tööd, siis sa pigem panid need pealkirjad nendele gruppidele mingeid kunstiseisundeid iseloomustavalt, mitte nii väga mingeid kunstivoolusid või suhtumisi, aga teatud selliseid emotsionaalseid seisundeid, mida üks või teine autorkond siis koos esindab. Ja hästi tore oli see, meil oli ju grupp pealkirjaga maaliline graafika ja selles maalilises graafikas sa tõid väga ilusti kõrvuti või võrdluse alla Eduard Wiiralti Eesti neiu ja samas siis Herald Eelma tüdrukud, et me rääkisime sellest rätikuga tüdrukust ja rätikutega tüdrukutest Wiiralti ajal ja siis pärast hiljem juba nõukogude ajal, et 69. aasta töö ja mind just käivitas nagu mõtet, inspiratsiooni käivitas see rätiku motiiv. Kui ma vaatasin appi, kujutab Eesti neiut 40. sõja ajal, kes on nagu esindab sellist talutütart või taluperenaist või mis iganes. Aga ta on nagu hästi sellise otsekohese silmavaatega näha, et ta on nagu töönaine, et ta teeb tööd. Aga samal ajal, et ta on omanik, et ta ei ole palgatööline. Ja tal on see rätik peas nagu maanaistel, eks ole, aga ta on nagu kõrgem klass selline maanaine. Ja siis järsku ma vaatasin, et nendel Herald Eelma tüdrukutel, mis on, tal on nagu erinevaid versioone sellest nagu seeriana. Et tüdrukutel on täpselt samamoodi rätik seotud niimoodi, nagu lõua alla kinni, jah, täpselt. Aga nad on tehtud, see töö on valminud 1969, ehk siis paarkümmend aastat hiljem, kui oli kõik muutunud, absoluutselt kõik. Tähendab ühiskondlik režiim, omandisuhted, seadusandlus, esteetika loomulikult, siis ühesõnaga maailmakord, nagu absoluutselt kõik oli muutunud ja nad ikka seovad seda rätikut ühte moodi, aga kui sa vaatad seda psühholoogiat, nagu kuidas neid tüdrukuid on kujutatud, kuidas Wiiralt kujutab niimoodi hästi sellise tõsist sellist usaldusväärse otsevaatena. Et sa nagu tunned, sa usaldad seda Eesti tüdrukut. Ja siis Herald Eelma 5 tüdrukut, kes on siis ilmselt kolhoosi palgatöölised, eks ole. Ja neil endal omandit ei ole, sest see on ära kaotatud, kõik on riiklik omand, eks ole. Ja kuidas nende psühholoogia on hoopis teistsugune ja siis see kollektivism, eks ole, et ütleme, et grupis koos sarnaste mummuliste rätikutega. Ja sarnased nagu need kleidid, aga samal ajal seal on mingi tohutu vägi sees, nagu see hästi võimas selline tüdrukute vägi. Et see ehmatas mind, see avastus, et vapustav, see inspireeris mind järsku, et sa paned nagu Wiiralti ja Herald Eelma kõrvuti ja mõlemad on võimsad kunstnikud, aga et sa nagu normaaljuhul sa ei mõtle niimoodi.